Millisest vanusest alates ja mis soost inimesi siis see rasvmaksa probleem võib puudutada? No rasvmaks puudutab meid kõike sõltumata soost ja kaasajal ka vanusest, et ka laste toitmine, toidud ja menüü ja toiduvalik peegeldab meie ühiskonda tervikuna, nii et neid ohustavad täpselt samad tegurid, mis täiskasvanud elanikkonda, sest sageli piirdub see toit, eks ole, kiirtoiduga, saia, kotleti, magusate jookidega, kus on palju fruktoosi. Ja see viibki sellisesse olukorda, kus on meil meil on garantii, et kui nad jõuavad, pidev garantii, et rasvmaksa tuleb kogu aeg juurde, sest rasvmaksa tekkimine algab juba nii varases lapseeas. Ja seda ei ole kuidagi võimalik vältida, me peame väga tõsiselt suhtuma sellesse küsimusse, kuidas me oma lastega hakkama saame ja mida me neile süüa anname. Aga kas on statistiliselt ka mingit vanust, et mis vanusest alates see rasvmaksa esinemissagedus suureneb? See põhimõtteliselt on see juba kuskil aastates 15-16 on võimalik tuvastada rasvmaksa suurenemist ja rasvmaksaga noorte haigust. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Tänan.